riiki põhialusteni lõhkuva seaduseelnõu vastu. Need ratsionaalsed selgitused ei päde, sellepärast et neid ratsionaalseid selgitusi ei võta keegi kuulda. Ja ei võta kuulda väga lihtsal põhjusel, sest süsteem, mida esindab praegune valitsus, on läbinisti ja üdini korrumpeerunud. No toome mõne näite. Täna on juba läbi jooksnud see, ka meediast läbi jooksnud, et opositsioon esitab uue vana valitsuse ühe ministri Vladimir Sveti suhtes umbusaldusavalduse. Ja tuletame nüüd meelde, veel mõned nädalad tagasi meedias Vladimir Svet ei olnud sugugi mitte paipoiss ega selline hea inimene, oli halb keskerakondlane, kes oli tekitanud kaose linna liikluses, kes ei saanud hakkama linnateede remonditöödega ja kõige muu seesugusega. Ühesõnaga, oli negatiivse märgiga, oli miinusmärgiga. Ja siis nii kui nipsu lastes vahetas erakonda, võeti valitsusse, ostis endale ministrikoha ülejooksmisega ja muutus kohe parketikõlblikuks, tubliks, toredaks, temaga tehakse igasuguseid intervjuusid, presenteeritakse teda kui valgete jõudude kõige valgemat esindajat. Ja kõik on unustanud selle, mida ta on öelnud Krimmi kohta, mida ta on öelnud pronksmehe kohta, mida ta on üldse arvanud sellest, teisest, kolmandast. Ta on muutunud äkitselt heaks, ta on muutunud parketikõlblikuks. Ainuke viga on selles, et Kaja Kallase ja Reformierakonna ja tema satelliitide 3,5-aastase märatsemise tulemusena parketti hoidvad põrandatalad on läbi mädanenud. Ja see on ainult aja küsimus, millal need läbi mädanenud talad koos selle parketiga kokku kukuvad. Sest nagu ma ütlesin, kogu süsteem on üdini korrumpeerunud. Seda üdini korrumpeerunud süsteemi hoiavad üleval korrumpeerunud Riigikohus, kes annab omavolile ka Riigikogus oma õnnistuse, vaikiv õiguskantsler või siis õigeid asju algatav ja just nagu mitte õigeid asju mitte algatav õiguskantsler. Seda hoiab üleval korrumpeerunud ja ideoloogilistest aktivistidest koosnev riigiaparatuur, suur osa meie ministeeriumi ametnikest, kes teavad täpselt, mida tohib, mida ei tohi ja mida peab. Ja seda hoiavad üleval loomulikult ka kõik meie nii-öelda peavoolu erakonnad, kes täiesti kriitikavabalt tulevad natukese aja pärast siia saali ja koputavad kenasti selle teise lugemise lõpuni ja tunni aja pärast koputavad ka kolmanda lugemise lõpuni ja kõik need loogilised argumendid, kõik need isiklikele tragöödiatele, mis selle tulemusena paljudes peredes paratamatult juhtuma hakkavad, et lapsed ei saa kooli, et autod müüakse maha, ühistransport ei tööta ja nii edasi ja nii edasi. Sellel ei ole mingit tähtsust. Sellel ei ole mingit tähtsust, sest korrumpeerunud süsteem surub lihtsalt jõuga oma tahtmise läbi ja teda ei huvita, kui mitu tuhat last jääb selle tulemusena Eestis sündimata, kui 10 000 inimesed lähevad selle tulemusena Eestist minema, kui 10 000 inimesed deklasseeruvad ja see sotsiaalne hind, mida me maksame selle valitsuse kuritegeliku poliitika eest, aga küsimus ei ole ainult automaksus. Ja palun lisaaega. 3 minutit lisaaega. Küsimus on ka käibemaksu tõstmises ja muude maksude tõstmises. See sotsiaalne hind, mida Eesti ühiskond maksab selle kuritegeliku poliitikal läbi surumise eest, see on ju kumulatiivne. See ei juhtu täna veel, see ei juhtu homme, see ei juhtu isegi võib-olla enne 1. septembrit, aga 1. septembri järel, kui lapsed kooli lähevad, hakkavad juba esimesed mõrud viljad tunda andma. Ja see kumuleerub edasi. See on ju Eesti lõpetamine, Kristen Michal ja sinu Kremli kaartidega komplekteeritud kaardipakk. See on ju agoonia, sõbrad.
See on ju riikluse agoonia. Eelkõneleja ütles, et tegemist on süsteemse juhtimispuudega või mis sõna ta kasutas. Juhtimiskriisiga. Ei ole ainult juhtimiskriisiga tegemist. Tegemist on selle korrumpeerunud süsteemi agooniaga, mis püüab ennast iga hinna eest veel kuidagi moodi elujõulisena hoida. Aga me näeme, et see ei ole ainult Eesti küsimus. Kuidas see agoonia kumuleerub Ameerika Ühendriikides, kuidas see agoonia kumuleerub Prantsusmaal, väga paljudes teistes riikides. See on agoonia, sõbrad. Ja parketi peal liugu lastes seda agooniat ei elimineeri, sest talad on korruptsiooni poolt läbi näritud. Ja siin me jõuamegi nüüd selleni, mida ütles prohvet Reits enne teist maailmasõda. Inimesed, parandage meelt, aga inimesed ei parandanud meelt. Pätsi diktatuur likvideeris ainsa elujõulise ja Eestit tõepoolest päästa tahtva poliitilise jõu vabadussõjalaste näol. Praegu üritatakse seda sama teha. Aga parkett lagunes laiali. Ja parkett laguneb laiali ka praegu, kui ei parandata meelt. Ja tulemuseks on selle rahvuse hukk. Mitte riigi hukk. Riik võib mingisuguse, ma ei tea, mis nime all isegi jätkuda. Mingi europrovintsina, ma ei tea, mis provintsina, aga rahvuse hukk on meil silma ees. Prohvet Reits ütles ka, eestlased pihustuvad mööda maailma laiali. Ja niisuguse poliitika tulemusena saab see olema vältimatu. Ja mis on kasu siis sellest julgeolekust, julgeolekumaksust, sellest rahast, mida pannakse, ma ei tea, Ukrainasse, 120 miljonit kujutad ette Moldovale soomukite ostmiseks. No eriti kõva sõna Eesti kaitsevõime tõstmisel. Vaadake, kõik see on sellesama korrumpeerunud eliidi poolt valla päästetud ja endeemiliseks muutunud kriisi ja agoonia tulemus. Ja meeleparanduskoht on siin praegu, selles saalis, koalitsioonierakondade liikmete poolt. Ärge hääletage selle poolt, selle automaksu poolt. See on esimene samm meele parandamisel. See on esimene oluline samm meele parandamisel, et Eesti rahvas jääks kestma. Ja kui te praegu hääletate automaksu poolt, siis te hääletate Eesti rahva maailma mööda laiali pihustamise poolt.